et ega Ja siis mõnda asja teadagi, et ta seal olema peab üldse. tund aega parandad, saad tund aega sõita. Siuke Tomoli algus taga aru ei saa, mis on. Lased üle liitrikese välja. Ikka suitseb veel. iPhone'i selle Loodiga. Siis lõikus kere muudkui tühjaks. Iga tükiga kaalu peale on ju. No siis oli jälle mingi võistlus, et kust midagi läks puruks ja siis lükkasime ta tuuningalasse ja siis ma... Tere, Tarvo. Tere. Tere, Indrek. Tervist. Täna on siuke osa, et ei saa üks ilma üheta ja teine ilma teiseta. Et kuidagi õige oleks te mõlemaga rääkida alustada. Ma eile natukene surfasin internetis ja leidsin ühe huvitava asja, et kuidas nii mina kui ka üldsus teab võib-olla, kuidas sai ladadega kiirendamine alguse. Siis Ladaklubis on teema 20. veebruaril 2008 postitatud ja seal on lausa kellaaeg 22.08. Postitajaks Valts. Võtsin ennast lõpuks kokku ja teen siis ka enda auto teema ära. Auto kere siis 21.01, valmistamisaasta 1971. Kere ostsin ralli projektina alustatuna Ladaklubi kasutaja Janni käest 2005 aasta lõpus. Kere on väga heas korras, mõni üksik pisik auguk oli esitiibades, millega ülest võtsin uued asju. Ja nii palju veel ütleks ka juurde, et nagu selle sama postituse ja selle sama teemaga see on ka suuresti sellest süüdi, mis mina täna teen. Et kui 2003 käisin Kanalis ja just on Kuriksi auto meeles ja sealt tuli see kiirenduse pisik, siis kuidagi selle Valtsu kopika ehitusega nagu minu jaoks nagu maailm muutus kuidagi, sealt oli nagu, see pani nagu selle alustala sellele, mis mina täna teen. Tegelikult ma tean seda, et see, mis ma just lugesin, see ei ole ka algus täiesti. Aga mis on see algus, kuidas tuli see Sigull üldse, õigmini teil Sigullid, kuidas te üldse omavahel nagu üksteist leidsite ja kust tuli siis üldse nagu, kust tuli üldse mõte, et võtame Sigulli, teeme ta võimsamaks ja lähme kiirendust sõitma? No see hakkas meil, ma arvan, pihta kuskil 2003-2004 äkki. Et meil oli, tollel ajal ei olnud Facebooki ega YouTube'i, et olid siis autofoorumid ja autoklubid. Et me mõlemad olime siis Eesti Ladaklubis, et minul oli tollel hetkel 05. Mul oli 11. Seesama sinine. Ja. Muud ei olnud lihtsalt. Jätkud raha mulle. Ja kuidas öelda, see oligi, 05 oli minul esimene auto siis, et tollel hetkel välismootod ikkagi olid kättesaamatud. Mina vana Sixifenina küsiks kohe selle, et kas see oli ikka see rihmaga mootor või? Ja 1.3 rihmaga. Sellest on meil eraldi jutt, sellest räägime pärast. See on, kuidas öelda, üpris tähtis samm selle kirjandus, kuidas öelda, sporti jõudmisel. Ja siis oli meil Eesti Ladaklubi summerkämbid, kus olid Ruttel, on ju? Ruttel enamasti ja Kiltsil ja. Jah. Kus meil olid siis vigursõidud ja kiirendused ja muud murumängud. Ja murumängud õhtuti. See oli siis nagu Ladaklubi niisugune suvepäevad. Jah, täpselt. See oli kahepäevane. Jah, mitmepäevane üritus. Et päris äge, kuidas öelda, kamp oli koos. Tolle ajal ei olnud probleemis ka, et kui kiirendus sõita ja vihma saab. Veljo sellest rääkis, et ta isegi Soomes sai niimoodi 7-6 sõidetud. Ja ma 40 kilovatiga oli lihtsalt, et ikka seda teha. Ja kui stardis rattaringi sõideta. Jah, täpselt. Et seal jah, kuidas öelda, mõõdeti aega kalendriga. Aga sealt see piht hakkas, et seal me, kuidas öelda, kohtusimegi ja sellest on siis jah üle 20 aasta möödas, et ikka päris omajagu aega. Ja siis minul, kuidas mina nagu sain selle pisiku üldse, et mina ei ole olnud või kuidas noorena ei olnud mingi autoentusiast, et
mul see mingi hetk nagu tekkis, see suur huvi ja mina olen siis põhimõtteliselt Ladagrupi foorum pluss hunnik raamatuid, ma lihtsalt nagu võtsin ja tegin endale asjad selgeks. Et ja see oli, ma arvan, et oligi äkki 2004 siis, kuidas öelda, kui Tarts tuli oma sinisega, kui sul see Fiati-mootor juba peale oli. Et see on siis nüüd esimene kord, kus see sinine nagu see pilti tuleb, et ma nii palju spoilin ära, et see on siis seesama sinine, millega sina veel siis 24 hooajal sõitsid kiirendust, lihtsalt natukene tuunitumas vormis. No nüüd lõpupoole, jah. Jah, tollel hetkel oli siis Fiat 2-liitrine mootor ja siis oli kas oli mingi karp pritsega või? Oi, see oli selle vana Porsche süsteemi pritse, see Scirocco pealt. Mehaaniline pritse siis. K-tronic või mis ta seal oli. See oli jah, mingi päris imelik värk seal. Ise kootud sisse välja koldad ja proovisin piustit lähemale kaugemale, et kust parimini tuleb. No selle aja kohta oli see, kuidas öelda, kopikas oli ikka hullult kiire. Mina sain ta kuskilt Pärnu Lammarist kuskilt. Ja see oli juba pulkadeks võetud see mootor vedelis, üks jupp siin riiulis, teine seal riiulis. Ja siis niisama prõgista kokku läksigi. Nii uus simmer võib-olla, et või tihend. Aga kuidas sinul Tarts üldse nagu tehnika asi ja nagu see lada asi ja kus see sinul alguse sai? Lada asi üldse tehnika või? Jah, mõlemad. Üldse sai 9-aastaselt pihta see kardiroolis. See 6 aastat tõõrutud seda karti ja see oli siis sügaval nõukaajal. Sügaval nõukaajal, jah. Papsi keele tassime kardi kõps Moskvitsi pakirami peale ja võistlustele minek. Eks tema palk sinna karti läks kõik. Ei olnud seal ka suugi odavad asjad sees, et kui konkurentsis püsida. See on juba omaette jutt, millest tasuks ka kunagi rääkida, kuidas nagu sellel ajal neid karte ehitati ja kuidas see tehnika oli, aga sinna täna ei lasku, ma arvan. Aga nagu siis täiskasvanud eas, kuidas tuli mõte, et võtta Žigul ja tuunima hakata või? Kuna töökoht on vanas Services on ju. Valgas. Jah. Ja seal seda nodika vedeles seal. Ja oli ju siin möödunud sajandil tehtud meistritele täiesti nullist Žigul valmis. Katus oli vist mingi 75. aastast, kus selle kerenumbriga ülejäänud võeti laost lihtsalt uued tükid ja pandi põranda peal kokku ja sellega nad seal ringi hõõrusid, kuigi palju seal, et liigur tegi mootor sinna vahele ja ta oli ka mis tootmisdirektor tol ajal. Siis ta seal vedeles see masin jupp aega seal. Enne juba sain asjale pihta, et tuleb ära osta. Pool muidu. Siis me ka sõitsin ta niisama, et ka 1,2 mootoriga oli. See on siis see sama sinine 11. Jaa, see liiguri mootor sõitsi väga hästi, ökonoomne ja ma saad talvel kallal käidud igale poole hullatud selle. Te pead sellega rääkima, et mis hetkel sul see kiiks käis, et Fiat sinna vahel panna. Ai jah, too jah, nii kui ladati ka tee peal nähti on ju, see vist ka rahulikult sõidad 100 on ju ja ükstapuha, kust keegi peale keeras ja lada on ees, sellest peab mööda saama. Ja läksimegi ükskord siis õele ülikooli lõpupeole ja kole kiire ka, et veel tanklast mingi amps ja kähku tuld naisega sinnapoole Tartusse ja siis mingisugune Mazda või mingisugune sunnik punnis seal hirmsasti minuga, et no joristab 80-ga, selle kõrval jõua ei minna too vajutab kõrvalt jällegi ja nii me selle jebisime jupp aega seni, kui ma juba hakkasin peale keerama, et kuule, lõpeta ära. Siis on kõik aitab, see mootor peab kadumiselt aiste vahelt. Fiati mootor selles mõttes oli loogiline jätk asjale, sest tegelikult ju lada ongi Fiatist tulnud. Ja siin ju algusaasta ladad olid ju teil Fiati plekkide ja poltidega lausa. Tol ajal veel neid ju igasugu Argentasid ja Mirafiorisid liikus ringi ka veel. Kusjuures jah, ta on nagu nii üks ühele, et käigukastis sobivad. Täiesti mootorid tõstad patjade peale, lada pops. Käigukast sama ja kõik sama. Jah, sest ju esimeste 01-de plokid olid veel ju lausa Fiati kirjadega. Sinul kõik poldid olid kõik isegi Fiati kirjadega. See oranž oligi 71. aasta oma, et
sellel olid jah, Boltid, noh, Fiati, kuidas öelda, kirjad kõik sisse löödud. Ta oli natuke teistsugune ka, kui oli, kuidas öelda, see hilisem. Ülikvaliteetne, sealt nagu roostet leida ja niimoodi see on. No seda ma omast kogemust mäletan ka, et siis kui nüüd ma mingi hetk tulevikus sain ju seda autot keevitada ja sama aeg mul oli ka üks Honda, moodsa aja Honda töös ja no seda Hondat ei keevita ja seda 71. aasta Žiguli no mõnus oli teha. Tavaliselt mõtled küll, et Vene autoplekk, et see ei kõlba kuskil, aga see oli nagu täitsa päriselt rauast tehtud auto. Aga noh, see selleks. Ja sina said aru, et mööda ei kannata sõita, on uut mootorit vaja. Siis leidsingi kuskil Pärnu lammarist. Tükidena. Mootori lahti võetuna juba. Üks jupp siin riiulis, teine seal riiulis. Mingi tihendisarja vist pidi praktiliselt, noh ikka see tihendisarja pidi uue panema, aga ülendaks kõik need rõngad ja kolvid olid Robinal sisse sinna kõik. Ei olnud ju, õlivarras oli puude ja noh, täpselt sama see jagaja võll, millest sa rääkisid, et ei ulatunud seal omal ajal sinna ammakas, et plokk kõrgemat. Ma ei tea, kus ma selle õlivarad üldse pikkuse timmisin välja, aga ma panin ikka 3 normid timmisin õli sisse sinna. Rutele läksime sõitma 2400 räägis, oli kogu aeg siuke tomoli algus taga aru saama, see on. Lased veel liitrikese välja. Ikka suitseb veel, lased veel välja. Kuule, nüüd on päris hea juba. Sai uue kriipsu teha, kus õige normi koht võiks olla. Jah, see aeg ju ei olnud veel sellist internetigi, et paned Google'isse otsingusse mootori nime ja mis see õlinorm on, et siis ütleb sulle, et nii palju liitrit, siis selle järgi saad vaadata, kus see nagu see pulga peale kriipsu tuleks joonistada. Selle kartuli põhi oli ikka ümber tehtud ka. Ei. Ühte kepsu mutrit ei olnud või? Siis ma leidsin, et Mosse on samasugune täpselt, aga pagan oli pikem. Esimene keevitus, kõl, mis see nüüd on? Karter maha ja oli selge, et tuli seda mutrit ajal ühemaks teha. Sa hakkasid põhja kuskil vastu käima? Karteri põhja pihta sinna klõbistas selle. Niisama käega ringi järjest, siis seda nagu ei tundnud. Tuli täpselt mingi väike inerts peale, see oli no nii millikas need. Aga said selle Fiati mootori peale, selle ulme pritsungiga. Jah. Ja siis, mis siis edasi sai? Edasi sai ka. Kuidas? Sõber Margus seda tuunitusel toda pritsungit seal piusid mensuuridesse ja mehaanis sellest ju pumbas sealt keerasid ja kuuskandi. Paras siuken sirkus, aga ta oli ikkagi liikus oma jagu, tavale ladaga võrreldes ja öko oli ka, et Tšehhi tripi asjas oli tehtud sellega, seal meil tuli, auto oli puu püsti täis ja inimesed ja tavaar kõik peal ja kõik kiirendused asjad ja mis mägedes sõitmised ja kogu tripi kulu tuli meil 6,4 tuli. Uskumatu. Ja siis, kui sai juba hiljem see paipritse selle megaskõrdi peale topitud, siis ajasime trassi üldse ikka need ülilahjaks, et sinna 18 peale ära selle lairba näidad, see. Aga mingi mälestus on see, et kui Tšehhis käisite, siis seal oli ju ka mingisugune kiirendusvõistlus. 2006, siis sai jah, sõprade peale pressimisel sai mindud siis osalema sinna ja esikoht ära toodud sealt. Kas mul on tunne, et sealt see oli ka mingisugune mõjutus sellele kõigele jätkuvale või? Eks Eestis oli neid ju ladaklubi, neid räägiüritusi hüvitud juba küll, et see mõne oli ikka päris võistlusel ka sai käidud tullega, et selle vana versiooniga täitsa, et siis oli lihtsalt kole libe oli, et küll oli Puhmasel oli rehve vaja ja minust sai Toyota talle antud veel, siis tuli plaan, et ise ka vaja minna, rehve ei ole, läksin peale mingi lamelliga uisutama sinna. Selles mõttes, et see, kui lada oli nagu, mis ta oli, 43 kilovatte. Jah, kui ta värske oli, siis kindlasti, jah. Ütleme, et ametlikult, jah. Ja siis Fiat oli siis 2-liitrine 90, et standard. Korda 2 ju kasv ikkagist. Jah, et protsentuaalselt oli ikka väga suur vahe. Jah, eks tollal ladal sai 2003 maksinda siis selle vetitehnika peal ümber tegema ja ülejäänud asjad ka sinna, et kõik elektrikatuse luugid ja istmed ja asjad ja roolid, kõik kõrgusel kullid ja ikka nagu L-aknad ja need on siiamaani muidugi. Tegid ühesõnaga moodsaks autoks peaaegu? 7 sõidetavaks, jah.
päris uhke oli jah, tolle aja kohta ikka täitsa imevärk. Pean tunnistama, et isegi tatikapõlvest mäletan ka mingeid ladaklubi teemasid selle auto kohta natukene ja siis vaatasid ka, mõtlesid ka, et miks? Et võidu oleks ju palju ägedam siuksega sõita. Mis on neid siuksest asja ikka ta oli iga päev liikuv ka samal ajal. Ei, ta oli, kuidas öelda, ikkagi mugav auto, et noh, kõik helisüsteemid, asjad, noh, ütleme, et ikka tuunikpill. Oi, kuidas ma praegu usun, kuidas nagu pooled vaatajad arvavad ka, mis kuradi juttu sa ajad, lada ja mugav auto, et see, need kaks asja lada, kiirus ja mugavus, mis ei käi see omavahel oli ju kokku. pealkirjaks seal autolehes ka, kui see sai aasta tegi tiitel võetud, kui ma ei mäleta, mis aasta see oli. 10-aastasele hullu projekti sekka sai ka veel, et No. Ja see on nagu see, et lada remont on investeering, et tund aega parandad sealt tund aega sõita. Üks ühele. Üks ühele, jah. Aga jah, see, kuidas öelda, sellest ladaklubi asjast oligi, Tartus tuli oma sinisega sinna. Ja noh, minu jaoks oli jah, see nagu niisugune wow, et täitsa noh, mäletan, et see läks vist mingi paar nädalat mööda ja ma hakkasin otsima ka, et mul on Fiati mootorit vaja. Et tollel hetkel küll 05 peale, aga siis need asjad seal muutusid. Ja siis minul võttis see natuke, ühesõnaga tuli see pisik tuli sisse, et nagu ladat edasi teha. Aga noh, samal ajal olidki juba siis ju kanalis kiirendused, et kus tekkis nagu see kiirendus, huvi ja ka kuidas öelda, noh, kaaselamine ja kõik see pool. sa elasid veel suht lähedal seal, käisime veel koos vaatamas seal. Sa võiksid aknast vaadata põhimõtteliselt sealt enam-vähem. Saastamäe kanali lõpus, jah. Et siis ma täpselt ei mäleta, mis aastal ma hakkasin seda nagu, kuidas öelda, kiirendusladat ehitama, aga siis igatahes ma elasin ka seal Lasnamäe lõpus ühetoalises korteris naisega, et kiirenduslikid olid köögis laua all ja plokikaan oli siis voodi all ja et see noh, oli ikkagi noh, pikem projekt, aga siis järgmine niisugune, kuidas öelda, samm edasi või huvitav nüanss oli siis see sama 05, mis alguses oli, no see hakkas nagu kätt mädanema, et siis mõtlesime, et sellest võiks midagi teha ja sai ostetud Solotariofi mingi vana nitrokitt, et mis oli siis niisugune noh, oma nüanssidega seal, et päris hästi toitud. Elas oma elu seal, jah. Aga üks aasta enne summerkämpi sai see sõber Sandri juures peale pandud ja seal modifikatsioone tehtud, nii et siis nagu Valdise päästmise filmis, et paneme lada nitro peale ja lähme Haapsalu kiirendama, siis sai tehtud sama asi aga Rutiga. Aga see oli siis veel, see nitro läks originaalmootor, originaalse pullimootorile. See sama 1.3 rihmaga, mis seal oli, et siis sellele otsa, et ja noh, kurat, sellega Tartu ikkagi ära ei võitnud, et poole autoga jäi ette. Mootor ellu või? Mootor, kus 4 küünalkoog lahkus ainult. jah, 1 küünalkoog sulas ära sellega. Aga sellest mootor käis edasi, et ma ei mäleta, seal oli noh, mingi niisugune 50 jõudu short või 75 jõudu short oli seal peal, mis, kuidas öelda, jooksis otse karpasse, et eraldi elektripump, et saada rõhku üles ja noh, selles mõttes, et oli ikkagi vettkitt, aga jah, see oli üks huvitav nagu etapp seal vahel, millest järgmisena siis tekkiski juba siis kuidas umbes see oranži kere ostmine, et umbes samal ajal oli see 2005-2006 äkki. Jah, sest vaata see postituse algus, mis ma ette lugesin, siin on kirjas ka, et 2005 aasta lõpus ostsid Janni käest selle 01 kere. Jah, Janniga me saame siiamaani läbi, kuidas seal head sõbrad, et jah, tema ehitas endale ralliprojekti ja tal tekkisid muud huvid ja siis ta müüs seda kere, et see oligi, kuidas öelda, noh, väga heas korras tugevdatud sildade kere tollel hetkel.
et siis sai see tema käest jah ära ostetud ja kuuri ära pandud, et tuleviku vaateks. ja selleks hetkeks oli siis ka juba Fiati mootoritükkidena voodi all ja köögis. Jah, umbes mingi aeg sai jah eraldi toodud üks Argenta terve autona, et kus sai see mootor maha võetud ja kast, et kas too mitte valget värvi polnud või? see oli mingi hele jah, mingi imelik jah. mul lihtsalt ongi sellest Ladaklubi postitusest meeles, et oli selle Fiati pilt ka või oli siis selle Kopikas Racing kodukal see pilt äkki või? jah, võis olla küll jah, kandiliste tuledega, ta seal Männimetsal seisis maal. mingi väga kole asi oli see. jah. noh, aga nagu algus tundub nagu väga mõistlik, et nagu Tartsilgi, et võtame Žiguli ja paneme siis Fiati mootori ja siukene, mõnes mõttes oli ju Žigulide jaoks siuke klassikaline kombo, aga nagu see tee läks kuidagi hoopis hullemaks, et kuidas see pall veerema siis läks või nagu, kus see nagu. no tegelikult oli niimoodi jälle niisugune, kuidas öelda, ütleme kordamööda need asjad käisid, et sellel ajal, kui siis sai ehitatud või noh, plaanitud seda, siis Tartsul oli Vectra, et mida sai ehitatud ja tegelikult sai sinist Žiguli ka ikkagi päris kõvasti ehitatud, mis sai ikkagi uue sepi sisu ja asjad. no sinna jah, Kai Krofti käest see vana vormelinseneri käest, sealt tuli kõik mudru, et Kai Krofti kohta peab ütlema, et tema nüüd see, kellel oli siis, tegi Top Geari kunagi selle 05, et see 05 lada, mis on seal Top Gearis sõidab, et siis tema tehtud mootor on seal vahel. Et tema oli siis tollel hetkel Inglismaal kõige kangem Fiati mootorite spetsialist, et vist ma arvan, et tegelikult maailmas, et ja suhtlus ja varaosa liikus väga kiiresti tollal, et kõik nukad ja rattad ja jutud ja kolvid ja kõik, mis lihtsalt niimoodi oligi, võtsite lihtsalt ühendust Inglismaalt selle mehega ja Fiatil juba endal sepis fänd sees oli vaja lihtsalt need punnid kätte saada, kus mudru sisse tekib sinna see põlendõli, et saatis punnid on ju Eestis hakati ükski keermelõikusele väntpalli peale või? Tüübile kõne peale ja Hindrekile suhtes taga, et pups saatis selle lõikuri ja tuleks nagu seebi sisse, no lihtsalt on ikka asjadel vahet. Tegelikult jah, ütleme, et me nagu, kuidas öelda, seal õppisime, arenesime koos palju, et ma käisin Valgas ikka tihti ja siis ehitasime ja mässasime seal, mina põhiliselt tegelesin ikkagi mootorimaailmaga, Teema see internetitarkur, ma olin siis see rauamees. jah, täpselt, et meil oleme nagu väga erinevad inimesed, aga me sobime hästi kokku seepärast, et me nagu teamegi, et kes mida teeb. Kui internetis meie tarka kätte saada, siis tema lahendus ja Raua pool minu lahendus. Ja tegelikult jah, me saime nagu asjad sõitma ja paremaks ja kuidas öelda, meil tekkisid teadmised seal progetavate ajude kohta ja mis tegelikult oli jälle ütleme, see aeg oli ikkagi selline, et see ikkagi tolle moodne sõna, et megaskürt, et kus meil ja turbode asjad nüüd Vectra pealt on ju, et sealt see vaikselt nagu liikuma hakkas niimoodi, et arenesime järjest koos, kogu aeg läks asi nagu paremaks ja kiiremaks ja siis mul tekkis ka mingi hetk, et ma ikkagi tänavaautot ei taha ehitada ja siis oli see, et tuleb sinna turbo peale osta selle Fiati mootorile ja jälle niisugune tänapäeval kõige nagu või väga jälle mõni aasta tagasi väga levinud turbo Holset, et see oli siis seda Eestis, siis kui mina selle ostsin, siis vist väga keegi veel kasutanud ei olnud, et niisugune jälle internetitarkusena ta tuli, et see peaks nagu hinnakvaliteedi suhtelt päris hea olema. Ja siis saigi jah ostetud siis Soomemaalt tuli minu arust. Soomemaalt jah, täpselt sinna peale, et 2 liitri mootor ja HX40 oli seal peal, mis on jälle tänases vaates niisugune täitsa nagu päh või suurt mitte midagi ütlev kombo, aga tollel hetkel oli ikkagi kärretid, et mida kõik kasutasid, et siis oli midagi teistsugust ja ka jah, mis oli. Opel oli ka kärret ennem ja kui auto maha müüsin ja sõber tõi siis pilbaseks lasi kõik ja pani selle Holseti peale, aga see auto ei sõita enam.
sealt jah, vaikselt torkisime. Ega siis praegu jääbki mulje see, et nagu Tartsiga koos ehitasite, Tarts sai nagu rohkem sõita ja siis Semu läks, vaatasid, kuidas Semu läheb nagu kiirusega vaikselt eest ära, et kas siis nagu ma tahaks ikkagi selleni jõuda, kuidas nüüd oli see, et ei, võtame selle kopika, päris õige originaalkopika ja teeme sellest nüüd nagu kiirenduse auto. jah, see nüüd tekkis selle kiirenduse nagu huviga kuidagi, et jälle konteksti panna, siis tollel hetkel olid reeglid natuke teistsugused, et oli niisugune lahendus, kus võeti mootori maht ja siis see korrutati 1,7-ga, oli ühe ülelaadimise korral. Et see oli 2-liitrine mootor, see oli siis 3,4 liitrit tuli nagu kokku. Rootor oli vist veel suurem koefitsient. jah, seal oli kahene koefitsient ja siis oli vist topelt ülelaadimisel oli 2,9 äkki. Ühesõnaga, tollel hetkel, kui ma seda ehitama hakkasin, siis oli see kuni 4-liitriste vabalt hingavate klassi oleks läinud ja ütleme, et seal klassis oleks tal on teha küll. Et ja siis saigi selle eesmärgiga seda ehitama hakatud. Kuskilt äkki välismaalt leidsin mingi teema, kus keegi ikkagi mingi sarnase Fiatiga oli üpris kiiresti sõitnud ja siis tekkis mõte, et ei, et kuidas öelda, et ei tulegi tänavaautot, et hakkame ehitama kiirendusautot. Et siis sai seda hakatud ette valmistama ja tegema. Vahemärkusena ütlengi, et see oli siis see aeg, kui veel oli A, B, C ja D klass. Ja see oli nagu, kuidas öelda, ikkagi see aeg hiljem ka, kus kõik oli heads-up, et ei olnud indeksklass ega kuidas öelda, bracket oli nagu eraldi klass, kus oli aeg ees, aga see, kes kiiremini sõitis, see võitis. Et tänapäeval on nagu see täpsussõit tähtsam, et mitte ei võida see, kes alati kiiremini sõidab, kes täpsemalt sõidab. Ja siis... No, kuidas siis kiirenduse kopika ettevalmistusperiood või protsessis, kuidas see siis välja hakkas nägema? Ma ei mäletagi, mis aastal see oli, siis viisin selle kere Tartsu juurde. 2007 ilmselt, jah. Kuskil sinna kokku võis olla, jah. Jah, sest see postitus, mis ma ette lugesin, mis oli siis nagu avalikkuse teema jaoks, esimest korda oli ju veebruar 2008. Jah. Ja kas see aeg oli juba puur oli vist sees või? Puuri sa lasidki kõigepealt sisse panna. Jah, tähendab puur tuligi kõigepealt sisse. Noarot siis, jah. Iringi juures, jah. Et puur läks sisse, jälle tollel hetkel täpselt ei teadnud, läks sinna rallipuur sisse, tundus nagu hea plaan. Ja siis sai kuskilt leitud mingi Heatse sild ja... Valgast välja Labmarist. Jah, täpselt. Leidsime just lukuga silla kohe, et ei pidanud sinna sentiga rohkem investeerida. Sild oli igavasti suur ja lai ja siis oli vaja natuke kaupa laiendada, siis ma tuustisin juba aega, et mis kaaret sinna külge taha sättida. Ja siis leidsin Ford MK1 Transiti topeltrattasele tiivakaaret. Ühe sai suht ruttu sai kätte, aga teist otsa päris kaua, et ilmselt pärast neid enam ei olnudki kuskilt võtta. See on jah, ka 70. aasta umbes Transiti tiivakaared on seal küljes. No vähemalt läks ajastupõhine tükk. No selles mõttes, et jälle probleem, et sellel ajal ei saanud silda lühemaks teha, et on nagu teadmisi vahendeid ja muid asju. Ja siis, kuidas öelda, seda Valgas jupi kaupa seal erinevad inimesed ehitasid nagu pandi sildad alla ja mingid asju ja siis läkski mingi aeg, elasin Valgas lausa. Siis lõikus kere muudkui tühjaks, iga tükiga kaalu peale on ja kõik jupid kaalu peale, mis lõpptulemus oli, siis räägi. See on jah, jälle läheb reeglite maailma, kuidas reeglid muutisid asja, aga jah, siis oli kaalupiirangut tollel hetkel just tuli vist, aga muidu seal kaalupiirangut ei olnud ja siis sai kõik asjad nagu planeeritud nii, et mida kergem seda varem. No, sest et ju päeva lõpuks on kõige tähtsam ju hobujõu ja kilogrammi suhe, mis paneb ju selle, mis määrab selle, kui kiire see auto saab olema tegelikult. Jah, aga ütleme, et siis tollel hetkel, kui see ükskord valmis sai, see kaaluvaates rääkida, siis tuli sinna kaalupiirangud peale ja siis me
ma ei mäleta, mis see 175 kilo rauda tagasi selle peale. et saada kaalunormi kuidagi. jah, mis andis muidugi siukse gripi, et noh, see oli ka see, esimene start, et Krumm ei, su homm oli vahtima stardis, mis juhtus ta? pani eest minema nii niuti. Küppis jah hästi, aga no see, kuidas öelda, sellest kergest autost ei olnud mitte midagi alles, et see vist oli 1250 või 90 kilo oli see miinimumkaal, mis see olema pidi. Et minu siis mootorikombo ja ülelaadimise suhtega. Et see jah, läks kahjuks nagu vedama. no aga teistpidi ju, kui me nagu tehnilises aspektis vaatame, siis ühtepidi ongi hea, sest et ega Žigul on tagant on niikuinii kerge auto. Ja siis saigi selle ju, ütleme nii, et auto pealt sa korjasid kogu selle kaalu kokku ja panid ta ju põhimõtteliselt tagasilla peale, et sa said kaalujaotuse paremaks ja tänu sellele kui taha oluliselt paremini nagu seda grippi. Jah, selles mõttes, et see gripp oli nagu see ka, mis, kuidas öelda, oli lõpuks saatuslik, et seal jah, ütleme, seal masinal käigukastid vastu ei pidanud, et kui Kai Croft, kuidas öelda, kunagi sai uuritud, et noh, et kui tugev see Fiati kast on, seepärast tagasild see juba korralik. Never broke it. Ja ta ütles ka, et ei, see ei lähe kunagi katki. üle võistlusel pea veel pooleks said. Ja hambad puudu ja seal ikka need, meil jah, Eestimaal hakkasid käigukastid otsa saama, siis see oli nagu ühe hooajaga, ütleme. et seal neid puruks läks. No sinna me veel jõuame. Et aga see oligi, puur oli sees, auto oli tartsi juures, kõik tühjaks lõigatud. Ja ma eeldan siis, et tegelikult see sama postitus, mis ma lugesin, seal oli sul jumala mõnu hästi detailselt välja toodud kogu see mootori sisu. Just oligi see, et kui tänapäeval oled harjunud JT, Viseco, Carillo asjadega, siis seal olid mingisugused minu jaoks nagu pigem nagu võõramad nimed sepistükkidel ja asjadel, et ma eeldan, et siis see oligi seal Inglismaa inseneri töö kuidagi, et need jupid sinna mootorisse valida või? Jah, kolvid olid küll spetsiaalselt, seepärast, et sepiskolvi Fiatil ei olnud nagu saada ja niisugust asja nagu custom asja teha oli nagu täitsa ulme. Et see kolvid said jah, minu meelest sealt tellitud, et kepsud sain kuskilt mujalt. Ma seda enam mäleta, kust need said välja toodud, aga jah, ütleme, et see kombo nagu kokku saada, see võttis nagu jah, omajagu aega, et mis see sinna siis laotud sai. Et aga jah, Kai Croftist muidugi juppe tuli omajagu seal. Ja siis algne kontseptsioon oligi, et Žiguli kere, tugev sild, Fiati siis 2-liitrine mootor turboga, siis Fiati kast. Puur sees. Siukene veel huvitav asi, et vesikuuleriga veel. Jah, vesikuuler on jah. Jääkast oli ilusti kõrvaliste jalgade asemel, see siuke galleri on. Kimasid ei olnud. Kõrvaliste jalgade juures oli alguses. Kõigepealt oli pagassis oli see suur metallis galleri, siis vahepeal oli ta korra ees, oli natuke väiksem plastikust. Ma just mäletan. Vist oli jah taha alguses. Ma ise mäletan just mingit visuaalit taga, pagassis oli mingi ilgelt suur kast. Ja mina see, et väikse poisina ei saanud aru, mis asi see on ja miks see seal on. Aga samas sellest sain aru, et vesi õhkuuler oli. See oli viidud Žigulil siuksesse huvitasse kohta, kus muidu on kojamehe mootor, aga sul seda ei olnud, siis see totska oli seal. No see oli häda lihtsalt see, et nagu õhkuuler ära ei mahtunud kuhugi. Et ei tahtnud väga palju. Venemaa moodi porri teha, tõstad lihtsalt tina ette sinna. Et sellepärast sai see valitud. Aga ju, et kui see veebruaris 2008 siis andsid avalikult teada, et siuke projekt on ja selles samas teemas veel käis läbi ka, et ikkagist see aasta või see kevad tahaks rajale saada, siis ega selle Ladaklubi teemat mäletades ja lugedes, ega ta ei olnud siukene väga lihtne protsess ju ja väga kuidagi siukene nagu muinasjutus sujuv protsess. Kuidas see autoehitus siis välja üldse nägi? See lõpp oli ju täitsa seapesa seal niimoodi, et juhtmed ja juppe ja pilpa kõik oli ümber auto, nii et seal karkude pidid käima. Viimased nädalad läksid nii pööraseks ära jah selle. No tegelikult jah, ütleme, et mina mingi aeg kolisingi Valkõne Tartsi juurde elama. Et meil käis see protsess umbes näed, et hommikul siis läksime 8 tööle. Siis me panime ikkagi
kuskil õhtul kella 11 välja iga õhtu ja siis läksime Tartsu juurde koju, istusime sealt telki maha, mõtlesime välja, kuidas öelda järgmine päev vaja teha on. Tegime nimekirjad asjad, vaatasime, mis tehtud sai ja siis ja niimoodi, kuidas öelda, käis. Ja noh, see lõpp oli ikka täiesti raju. Ma ütlen, et siis, kui sa see aasta nüüd selle 700 valmis said, siis mul tuli nagu meelde, et see oli täpi pealt selline, et nädal aega ikka ei puudu. Et ja Indrekul hea imestus seega, et Valgas on ju nii väikesed 5 minutis ja ühest linnast teise, et ühte asja teist vahet, see ainult niimoodi käisid, et Tallinnas hõõrud seal päev otsa ringi, et mingi asja kätte saad kuskilt. Ja Tartsul oli kuidas öelda, kõik seal tutvusid asju ka, et see ja meil ütleme, see kamp, kes seal ehitas, oli ka, erinevad inimesed käisid, umbes nagu sul, et tegid erinevaid asju, aitasid masinad kokku panna, et ja see täitsa lõpp oli siis umbes selline, et a la kolmapäeval või oli vist see, ega ma lugesin ka see teema läbi, kus eile mulle helistasid, ega kuidas on täpselt meeles, mida seal kolmapäeval äkki sain siis Väntveli Soomest kätte, mis oli tasakaalustamisel, et siis hakkasime kokku panema, siis tuli välja, et kepsud olid see luku vahel valepidi või ühesõnaga need saaled ei läinud sinna sisse. Starts leidis jälle kuskilt ühe treiali, kes pidi need luku vahed teisele poole treima, aga need olid sepis kepsud, et sinna neid treiderasid oli kurja vaeva, et olgu see viimane kord. Vandas kurja tuld seal, ja see tähendab seda, et me enam täpselt ei mäleta seepärast, et see oli täiesti hull aeg. Tegelikult loed seda teksti ja siis vaikselt midagi meenub, aga tegelikult lõpp läks väga ähmaseks. Ma täitsa usun. Mul just endal ongi nagu nii eredalt meeles see, et ma olin siis 16 äkki või, jah. Ja ma mäletan ka, ma käisin väga tihti Ladaklubis seda ühte sama sinu teemat nagu refresh imas ja uuesti vaatamas, mis on toimunud. Ja just veel see esimene start. Minu meelest Põrr oli veel kommentaator, ütles ka, et näed, et nüüd see veebi tuleb, et juba kõik on väga detailselt teada, kuidas see autoehitus on läinud. Aga selle sama autoehituse protsessiga, mis mul on veel endal ka nii hästi meeles, oligi see, et see Valga Lammar oli üks väga lemmikkoht teil, kus te käisite, et sealt lihtsalt sellest postitustest mul on nii hästi meeles ka, et kuidas te otsisite, te ei teadnud ka alati, mida te otsite või õigemini täpselt, mis jupp, et oligi sisselase oli ju ehitatud, ma ei tea, mitmest erinevatest tükkidest kokku ja süütepoolid ka, et mille järgi need vist valiti. Selle järgi Lammarisse läksidki, et millised pooli kõige vähem ostetakse. Peemi omast taha keegi. Selge, me võtame need siis, need järgid töötavad. Nüüd katki ei lähe. Ja sai need ajud samamoodi võetud, kus kivid välja võetud. Peemi omad megaskõrsti topitud ja... Rossel oli mingi Audi oma vist või mingi... Kollektor oli mingi... Mingi hübriidse tehtud mitmest kokku seal. Seda ma mäletan ka, et see kuidagi sai mitmest tükist kokku. Oligi see, et seal oli nagu loetelu nendest tükkidest, millest nagu sisselaske kollektor koos Rosseliga kokku sai, siis seal oli vist mingi 4 erineva autojupid või kuidagi. Roolilatti leidsime kõige väiksem Lammarist, mingi Toyota oma oli vist äkki mingi seelika või mitte seelika, pigem mingi Corolla või suhk. No ta oli ikka tõsine Frankenstein tegelikult, et ega sealt Bolton asju nagu... Ja see on mul ka nii hästi meeles, üks oli see sama nagu sa enne just ütlesid, et see hästi palju inimesi käis abis ja vist hästi palju oli ju ka tegelikult Ladaklubi entusiaste, kes tal abis käis. Ja ma ei tea, miks mul on kuidagi nagu sellest tatist saadik see meeles, et nimesi asju ei mäleta, et mingisugune mees, kes käis abis vist, äkki turbokollet ja mingid siuksed asju tegemas. Ja siis mul on nii hästi see meeles, et tänud ja kiitus talle, et mees, kes lõikab rellakaga paremini ja täpsemalt, kui mõni teine mees lausa lintsaega. See vend on siiamaani väga kuulus kevitaja meil. Ei ole, ammu Peipsi põhjas. Ei oota. Kalle. Kas Väljalaske Kalle? Kalle tegi Väljalaske Kalle, jah. Kalle tegi, jaa, sorry. Siis seal autobaasis oli
alumiiniumikeevitus, et meil nagu omal ei olnud tol ajal, et seal käisime sisse siis kokku seal tiristamas, et see Kallerien tuleb ka Kallest, Mm. et kes tegi selle tagumise tünni. Aga see keevitaja, kellest sina rääkima hakkasid? Ma mõtlen, et Momo, kes ei teinud nagu mingit asju seal, et kurat, ikka täitsa nagu kollektor keerutas Kalle kokku seal, tugis nii kähku, et minu arust Moomol vist kukkusid karp lahti, et kui moodi, et teine mees teeb nädal aega, sõidab päevaga valmis. ja see mustasti. No, aga Feebi torust, mis tul häda. päeva pikkused on ka meestel erinevad, vaata, et aga noh, nüüd jõuamegi peaaegu selle esimese võistluseni, sa ütlesid ka, et kolmapäeval sõite Ventvilli kätte, siis tuli välja, et kepsudega veel midagi valesti. Noh. Ja siis kokkuvõttes reedel kell 8 olime seal Haapsalus, aga vahepeal jälle väga ähmane. Ja ühesõnaga see tähendas seda, et mootor kokku, mootor peale, kõik need muud asjad. Mingi hetk mina vist kuskil kustusin ära ja ma enam ei suutnud, et see lõpp oli jah väga keeruline, et siis, aga me jõudsime siis Haapsallu ja tolleks hetkeks see auto ei olnud mitte kordagi ühtegi törtsu teinud, et kuna see ajul mingit seadet peal ei olnud, tollel hetkel ise ka ei teadnud, ei osanud, et siis me läksime Haapsallu jah niimoodi, et auto polnud meetritki sõitnud ega tööle pandud, et ja me suutsime kuidagi isegi tehnilise ära teha selle jutu järgi, mis ma sinna kirjutasin. Ei tea küll kuidas, aga ja siis oligi jah, ja siis hakkasime Mihkel osaga seda seadistama seal. Tema pani selle käima ja siis tollel ajal lubati, et siis kõrval rajal hakkasime seda seadistama. See oli siis laupäeva hommikul, ma eeldan? Ei. Käima panime vist äkki reede õhtul veel ja siis laupäeval jah. Selgus seal jaotussüsteemi, see oli väike kala seal, et siis me otsime seal Haapsalu pidi kohta, kus saab keevitada ja siis kellelgi keevitas, aga keevitada ei osanud ja siis peale keevitanud asjad ära ja no see oli niisugune sünniväärne, et oli küll, no mõtlen, üldeks käima, siis hakkas hädasid tulema kohe. Ja, täpselt, jah. Radikad asjad läks samamoodi lammaris kõik niimoodi, et mis nagu mõõdvärgi passib kõige paremini nagu radika moodi rohkem välja läheb. Vurrid ja asjad, et aga samas ju nüüd enne kui see lõpuspurtel oli, siis ju tegelikult selle auto välised keretööd, see oli ju filigraanne tegevus või filigraanselt tehtud, see oli ju nagu visuaalselt oli ju ikka nagu täiesti näitusauto. No see oli Tartsu süü puhas. Ja, siis mul koostööpartner ka Benefit, tema ju. Nemad panid kõla alla nagu värvimaterjali poole pealt, et siis pidi natuke klepse kandma auto peal ja see ei ole raske ju. No minul oli sama, et kuidas öelda, minul kõik see ressurss kadus muude asjade peale ära, et ma mõtlesin ka, et ütleb Matt Mustne, et ei ole nagu võimalust seda teha, aga Tarts pani õla alla ja kuidas ta Benefit juba seal jah, meil seal kampa, et saime selle, ta nägi ikka super välja, selles mõttes, et see oli siis Fordi oranž või, mis värv see oli? Ei mäleta, jah. Vist oli Ford ST äkki oranž või mingi niisugune ja siis oli katus oli must pärlale veel mingi ka, kus oli mersu värv mingi äkki. See oli jah väga, väga äge nagu, kuidas öelda ja kõik see kroomdetailid asjad, see sellel oli veel originaal kroomstanged ja vist mingid tule need kroomrõngad ja asjad ja selles mõttes ma räägin, visuaalselt oli täielik nagu näitusauto ja ju see tegelikult ju originaaltükke ja visuaalselt oli ka väga palju väliselt küljes. Jah, ega ma ausalt olla kirjanduselt ei saanud ühtegi vist auhinda, et aga tuuniks olnud aeg seda sain. Alguses rohkem, jah. No siis oli jälle mingi võistlus, et kust midagi läks puruks ja siis lükkasime ta tuuningalasse ja siis ma sain vist ainuks. Et kui ta juba kohal on, mis seal vahet on, kust ta pargib on ju. Ja äkki teise koha isegi midagi hästi, ma enam ei mäleta, mis asi see. Aga siis laupäeva hommikul Kiltsil seadistasite Mihkliga, mis nagu, ma eeldan, et te sõitsite edasi-tagasi ja siis sina olid roolis ja siis Mihkel tegi arvutikas. Ma ise olin kino kõrvas, mina olin veel turvasin Opeliga kõrva sellega.
see oli jah, esimene kord oli niisugune, noh, et alguses tõristasin Aregi ära siis, jah. jah. Ja siis, kui nagu esimest korda, noh, mikrost okei, nüüd vajuta, siis vajutasin, noh, see, mul oli mehaaniline boost'i kell, noh, see käis mingi kuskil seal, ma ei tea, paar või poolteist äkki ära. Ja siis käis ilge pauk ja niisugune hull kõrin käis sisse. Noh, Mihkel oli tollel hetkel natuke suurem, et ütleme, et see väike paanika oli seal. Mihkel oli nõus läbi kolmur kakla välja pugema seda autosse, kolin see persal käima hakkas. No see oli nagu, noh, konkreetselt nagu, noh, täpselt, noh, esiteks ta on plekist auto, pisike plekist auto, noh, natukene teise võimsusega kui originalis. Ja noh, ega kõik asjad olid just ju kokku pandud alles, et ega siis... Ja mõnda asja teadagi, et ta seal olema peab üldse. Täpselt nagu see kolina tekitajat. See hääl oli nagu võigas, siis mina mõtlesin, et okei, nüüd on midagi koos, et pekki see. Ja siis hakkasime uurima ja siis tuli välja, et ladal on siis kummist vaherõngas kardaanil. Ja seal on see seadistuse või jah, montaaži jaoks on metallvõru peale. Plekikene, jah. Aga noh, sai kalla pandud, aga seda montaaživõru ei saanud ära võetud, et siis kui see puus tekkis, siis see jäi sinna külge ja siis, aga see oli kummiga paisus seal, kasvas ja... täpselt nagu sul kõrval on, et see hääl oli jah, päris võigas. Et see, aga jah, kuidagi ta nagu nii palju seadesse sai, seal oli jah, 3-ketteline sidur oli sellel, see oli ju nagu omaette, mis oli trossiga veel, et selle jalal heas kasvas. Trossiga 3-ketteline. No seal oli, mõtlen, treila peale ajamisel oli 2 varianti, et kas suri välja või hüppas üle. Et see, noh, see oli ikka jah, nagu vapustav kombo, et koha pealt ära saada, et ei tohtinud libistada ka sellepärast, et need olid... Ja see sidusab otsa kohe, jah. Et siis... Ja siis me kuidagi saime ta vähemalt nii palju tööle, et me saime esimesse starti. Ja siis sa vist isegi burnouti teinud või? Ei, muidugi. Selles mõttes, et see oli üldse nagu elu esimene start. Selles mõttes, et ma ei olnud ennem kiirendust sõitnud ka. Või ametlikult. Aga mis tunded valdasid? Mis see pulss tegi? Mis vererõhk tegi? Tol ikka oli, et ma mäletan seda algust, kui me sinna kaare alla läksime, olime siis seal line-upis, rääkisime Lasaga juttu, Lasa tuli ka juttu rääkima. Mäletan seda esimest, seda lugu, Lenny Kravitsi lugu käis siiamaani, kui raadios tuleb see hetk meelde. Ja siis läksime starti, siis oli hirm, et auto sureb välja, 3-ketteline sidur. Ja siis, kuidas öelda, ütleme, et esimene start siis natuke sai pööras palju ka, et see start oli ka päris raju. Ma seda mäletan ka, seda esimest startis minu meelest, kas isegi mitte nagu esivedrustus käis kindlasti oma nii palju, kui ta saab lahti tulla, ta käis lahti, kas isegi see võib-olla juba ratta ja betooni vahel võib-olla juba mahtus paberilehtki ära ju. Seda jah, igatahes jah, see kõrval oli meil Kaido Kromm oli kõrval. Et tal oli ka just oli saanud selle. Värske see bemmikene, jah. See selle oranži. Jah, 2 oranži kõrvuti. Jah, et see jah, kui see 60 jalga oli, jah, tollel hetkel oli 1,7, mäletan, et mis oli ka nagu kiirenduse mõistes nagu ikkagi täitsa nagu number, et kõik sõitsid sinna 2 ringi äkki, aga... Jah, ju 2008, mis need kõige-kõigemad autod, mis aeg nad sõitsid siis mingi, kui siis 9 vist või? Jah, tegelikult oligi niimoodi, et Krumm minu meelest sellel võistlusel sõitiski äkki 9-1 või midagi taolist, et ja muidu 9 piiri olid ikkagi vähesed, Outlaw ja siis olidki mõned üksikud. Aga jah, ühesõnaga ma sõitsin nüüd seda klassi, vahepeal muutusid reeglid, et siis oli kuni 4 liitrit ülelaadimisega mootorid. Ehk siis... Street B, või see B-klass. Jah, ehk siis kuidas öelda, oligi seal Krumm, siis oli Markel Voit, Viljar. 2 otsetiga Viljar sõitis ka sama klassi ja siis oli äkki Sooseus ja et ühesõnaga nagu väga-väga võimsad autod, et siis sai seal debüüti tehtud.
ja see võistlus, aga tegelikult sa vist ühtegi korralikku tõmmet vist ei saanudki see võistlus on ju. ja see esimene start oli ka alguses oli ainult vahva siis sai vist äkki 3. haigu asemel 5. pandud ja siis ta suri välja ja siis ta läks käima ja siis sõitsin lõpuni, aga jah, ega ütleme nii, et jälle siis tekkis niisugune pingelang, et jälle ülejäänud võistlus on kõik ähmane, et ei mäleta enam, mis seal toimus. aga stardis sa teist korda käisid veel see sama päev ju? Arvatavasti jah, seda ma tõesti nagu aga kas, ma ei tea, Tart, sa mäletad, kas mitte ei olnud see, et siis läkski kohe teise stardiga läkski vist kast katki või? ei, siis ta seal tänu Vatslingi puudumisel tagasillas, siis ta ikka arvas üle juhtmete sõita niimoodi kogu aeg. Auto pani paremale minema kogu aeg. see oli see start, aga jah, mingi võistlus jah. See mitu korda. jah, iskus jah paremale, et noh, seal tegelikult oli nagu asju veel, kuna meil oli väga kiire lõpus, siis tegelikult, siis ta sõitis jumala sirgelt. See oli hiljem siis? Jaa, see oli hiljem. No siis sa õppisid sõitma juba võib-olla äkki? Seal oli, sest vahva oli see, et ta sõitis väga sirgelt, sest see sild sai paika pandud, siis Tartsul oli siis esimene iPhone ja siis iPhone'i selle loodiga ja silma järgi, et see ja kusjuures ta sõitis sirgelt ja siis tal seda probleemi ei olnud, et aga jah, pärast hiljemad mingid võistlused sai jah väga. Aga kas ma seda mäletan õigesti, et esimesel võistlusel ikkagist midagi, kas kast või midagi teil üle katki läks? Esimesel kindlasti mitte läinud. Okei, seda mäletan valesti. See pidi järgmisel minema juba. Ta tavaliselt üle võistlusel läks jah, et äkki esimesel pidas vastu jah. Aga kas kuidagi mul mingi mälestus on, et minu meelest esimesel võistlusel sa 2 korda stardis käisid ja kõik? Jah, võis olla küll, et ega seal, kuidas öelda, meil tegelikult oli seal üks ülekuumenemise probleem veel, mis tuli nagu hiljem välja minu mõelest. Või oligi see sellepärast rohkem sõitnud? Et jah, aga noh, ütleme, et mingi toru, mis pidi toru olema, mis ta oli umbne mingi koha pealt. Jah. Mingi siukene ema oli. Ilma auguta toru oli ühesõnaga. Jah, täpselt. Et see, noh, kuidas öelda, see lõpp läks väga kiireks, et see sai asjad tehtud. Aga noh, eesmärk oli nagu teistsugune. Et eesmärk oligi, kuidas öelda, üldse ta nagu sõitma saada ja nagu midagi proovida. Aga ma arvan, et siin ongi mõistlikuks paus teha ja järgmises saates edasi minna. Et nüüd see kopikas sai valmis ja tegi oma esimesed sammud ja siis järgmine saade saame juba edasi rääkida, miks need sammud olid ja kuidas siis sellest välja kasvas ka üks sinine kiire kopikas. Nii palju veel küsin ära. Kumb kiirem on siiamaani lõppude lõpuks ikka vist? Sul oli vist 10.6 või 10.4 oli parim? 10.6.1 oli, see oli veel liberaja eelmine aasta seal. Aga sinul oranžiga parimaks jäi? Minul oli 12.2 äkki või. Ja siis vahepeal sõitis Mairo selle üle ka selle oranžiga. Ja siis sina sõitsid omakorda Mairo omale. Et see käis käest kätte. Okei, aga seda me saame juba pärast rääkida ja rääkida, kes on Mairo ja miks tema pärast oranžiga sõitis. Jah, täpselt. Okay. Aga meie hetkel täname. Kindlasti like, komment ja subscribe ja uuel nädal kohtume jälle.